Tere õhtust kõigile meie kuulajatele. Oleme 10. Power Estonia laivis. Minu nimi on Rudolf Kasper ja mina olen tänase intervjuu modereerija. Ja kes me oleme? Me oleme Power Estonia selline kogukond, mille eesmärgiks on kaasata ja koondada erinevaid noori ja anda neile siukseid erinevaid edukogemusi erinevatest eduvaldkondadest ja jagada inspiratsiooni nendega. Ja see on juba 10. live ja see on tõesti paljudele andnud meil juba head tagasisidet ja see on siuke esimene pisikene juubel meil. Nii et aitäh kõik meie kuulajatele ja teadke, et me kindlasti jätkame sellega. Aga Koit, kas sa kuuled mind? Kas sa oled meiega? Tervitus. Olen teiega, kuulen ja näen. Oh, super, väga hea. Võib-olla sa algul räägid natuke endast, kes sa selline oled ja kus sa pärit oled? Kuidas sa kasvasid siukseks inimeseks, nagu sa täna oled? Aitäh küsimuse eest. Sellele tuleb omaette vahva vastus kindla peale selles võtmes, et nimeks on mul Koit, 30-aastane. Pärit olen Tallinnast, seal viimased 29 aastat elanud. Aga vastus küsimusele, et miks ma olen selline, nagu ma olen või kuidas ma sääraseks inimeseks sain, siis selles võin ma kindla peale heas mõttes süüdistada tuntud Disney multikaid ja ka Jim Carrey't, nimelt Lõvikuningas ja The Jungle Book ehk džungliraamat, vana hea Mowgli. Ja need samused kaks multifilmi on lapsest saati mulle justkui sisendanud sellist usku, et elu ongi natuke nagu muinasjutt, et Hakuna Matata, pole mõtet muretseda ja džungliraamatust bare necessities ehk kõik, mis eluks vaja, katus, söök, õhk, teised inimesed ümber, et justkui sellise mõtteviisiga olen viimased 30 aastat rännanud. Väga lahe. Ma vist pole ühegi podcastiga nii kiiresti jõudnud raamatusoovitusteni. Aga see oli siuke, ma saan aru, et see ongi väga hea, mis on kujundanud, aga need on tegelikult, ma arvan, head raamatud, mis on tegelikult andnudki siukse õige suhtumise, et ma mõtlen, et kui me räägime siin podcastis kogu aeg sellest, suurest mõtlemisest ja sellest, et sa teeksid, mis sind õnnelikuks teeb, siis just lapsena meil ju kõigil oli siuke mõtteviis. Aga millega sa tänaseks tegeled? Kuidas sa seda oled rakendanud oma igapäevases elus? Vot ja kulmineerubki nõnda, et üks asi viib teiseni ja praegusel hetkel viimased 3 aastat olen teinud Tallinna vanalinna tänavatel elamustuure. Kuid enne seda töötasin restoranis Olde Hansa oma ligi 10 aastat ja seal töötades sain aru, et inimesed, kui nemad uksest sisse tulevad, siis nad lihtsalt on transformeerunud kuskile mujale. Kõik, mis neid vaevata võib, jääb ukse taha tänavale ja neil on uuesti justkui nagu kujutlusvõime täiesti ellu äratatud ning nad saavad kogeda midagi, mis toob seda kuidas öelda, kas see on lapsemeelsust just taas nagu igapäeva ellu. Ja seal restoranis kohtasin 2 sõpra, kellest üks paras visionäär oli ja ühel hetkel 2018. aasta kevadel pakkus meile visiooni Tallinna vanalinnast kui maailma ühest kõige paremini säilinud keskaegsest linnast ja et see linn väärib ka ühte korralikku show'd. Ehk idee oli võtta seesama kogemus, mida inimesed restoranis sees saavad ja tuua see vanalinna tänavatele. Ja see algus oli üsna vahva selles võtmes, et kõigepealt me saime Olde Hansalt lahkel loal laenata selliseid vanu keskaegseid riideid ja panime need selga, läksime tänavale ja läksime võhivõõrast inimeste juurde, et et meil on sulle üks vahva lugu, et tule ma räägin sulle, mis see linn on ja kuidas ta alguse sai ja niimoodi me umbes kuskil 3-4 kuud toimetasime. Inimesed me saime aru, et inimestele see täitsa meeldib ja panime ennast ka sinna TripAdvisorisse, sellele platvormile ülesse, kus kokkuvõtteks vähem kui aastaga meid lausa esimeseks tuuriks Tallinnas inimeste tagasiside põhjal hääletati.
aga et see tuuri võlu, see peitus pigem vast selles, et me ei täitnud inimeste päid liigsete numbrite või aastaarvude või nimedega, vaid et võtsime nad kaasa, palusime neil oma kujutlusvõime äratada ja mängisime nendega siis Tallinna kõige kuulsamad pärimuslood läbi. Tõime nende teadvusse selle, miks on Tallinn niivõrd ägev linn ja kokkuvõttes manada neile see tunne, et nüüd, et nad on Tallinnas käinud, et see on ikkagi suur kogemus nende elus. Super, ma praegu, kui sa räägid, kas ma tagasin vahele? Palun räägi, kuulan sind. Okay. Et juba praegu ma arvan, kui kuulata seda juttu, siis on näha, et see, mida sa teed seda kirega. Vähemalt on näha, et sõnadest ja su kehast peegeldab seda kirge selle vastu, mis sa teed. Ja ma arvan, et see on ka tegelikult laiemalt see teema, millest täna rääkida, aga mind ei kummitama see, et ütleme, et Tallinna pärimuslood, et kui meil nüüd kuulajad, et teha siuke pisike treiner, et võib-olla, et see on küll kohe algul reklaami juurde, aga kuna ma olen ise ka nendel tuuridel käinud, siis võib-olla tahate natukene võib-olla teha ka mingi huvitav fakt, üks huvitav pärimuslugu Tallinnast või üks huvitav asi, mida inimesed ei tea, aga mis võiks neile huvitavana tunduda. Olgu. Ma nüüd mingisugust kuldnurgakest või sellist ahaa-momenti päris ära ei ütle, aga mis Tallinna teeb eriliseks, on see, et 1219. aastal alustas Euroopa siis ristisõda eesmärgiga liita Eesti ülejäänud Euroopaga. Loomulikult tolleaegse Euroopa nurgakiviks oli kristlus ja võib arvata, et see usu levitamine oli tõesti see, mille pärast siia tuldi. Ent tegelikkuses Eestist algasid jõed, mis läksid läbi Venemaa kogunisti Konstantinoopolisse, mida olid viikingid siis juba ammusest ajast saati kasutanud. Ja kuna Euroopas tollel ajal oli põhimõtteliselt justkui võidujooks, et kes leiab kõige lühema tee idasse, siis Eesti muutus strateegiliselt ühtäkki väga väärtuslikuks paigaks. Ja seetõttu otsustaski siis Euroopa Rooma katoliku kiriku õnnistusega alustada ristisõda ja Eesti ülejäänud Euroopaga liita. Ehk siis, kui võib-olla ajaloost teame pigem rohkem seda, et usu eesmärgil tehti üht või teist, siis midagi, mis tänapäeval on sama, mis keskajal, ehk siis äri on äri. Vot, ja nüüd, kui meil on siin ajalookuulaja ja ajaloohuvilisi, siis ma tean, et kuna minu suureks kireks on just ajalugu ja läbi niisugusest värvika võtme, siis ma kõigile soovitan juba selle põhjal seda laivi edasi kuulata, aga pärast siis uurida, kus nendel siis ekskursioonidel saab osaleda. Aga kui ma tõin välja selle, et juba praegu on näha, et see, mis sa kirjeldad, sul on selles kirg, mida sa teed. Ja ma arvan, et see on ka põhiline eesmärk üldse laiemalt niisuguse sõnani nagu õnnelikkus. Ja kui ma võtan, ütleme, ühe selle podcastide eesmärkidest on kindlasti see, et meil on väga palju erinevaid kuulajaid, kellel on väga erinevad eesmärgid ja erinevad suunad, kuhu nad tahavad jõuda. Aga tihtipeale ongi see, et inimesed ongi kas seal siis kurbuse hetkes või nad ei tunne enda õnnelikuna. Et mis sinu jaoks õnnelikkus on ja kas see õnnelikkus on seotud sellega, et sa teed seda, mida sa armastad? Või seda võiksid täna teha ka midagi täitsa enda jaoks igavat näiteks või kuidas need asjad sinu jaoks töötavad? Aitäh, väga hea küsimus. Mis asi on õnnelikkus minu jaoks? Kindlasti kõige suurem õnn minu jaoks on minu kaasa. Ent kindlasti on ka see, et ma saan teha seda, mida ma armastan, milleks on siis praegusel hetkel jutu vestmine. Ja see väljendubki selles samuses Jim Carreys, mida ma alguses mainisin. Ehk siis, kui ma neid lugusid vestan, siis minu suure rõõmu toob välja see, et ma saan olla mina ise. Kuigi mul on kostüüm seljas, inimesed arvavad, et ma näitan vast, et kedagi, siis tegelikkuses ma saan just ennast ise väga hästi kanaldada seeläbi. Ja kui inimesed sellele reageerivad ja neil nägu lihtsalt läheb kõrvuni, siis ma tean, et ehk siis jah, see, mis ma teen, kindlasti pakub mulle rõõmu ja teeb mind õnnelikuks. Aga laias plaanis igapäevaelus ütleksin, et need on need pisiasjad.
kõige pisemad asjad, mida tähele pannes lihtsalt tuleb selline eluvõlu tuleb välja. Mäletan, kunagi oli nõnda, et kas keegi ütles või kuskilt lugesin, et mine vaata taevast ja siis täitud rahu ja õnne ja headusega. Ja tol ajal ma veel võib-olla ei osanud seda niimoodi aru saada, et mis see siis tähendab. Läksin ja proovisin ka, vaatasin siis taevast ja mõtlesin, et noh, nüüd see külluse tunne küll mõnusse sisse ei tule lihtsalt taevast vaadates, aga kokkuvõttes nüüd aastad hiljem vaatan taevast ja iga kord mind lihtsalt täidab selline suursugune jõud, sest et üks mu selliseid salakirgesid või kui nii võib öelda, on metafüüsika ja filosoofia. Vaadates neid kahte, need on justkui üks ja mis mulle see taeva vaatamine nii-öelda annab, ongi see, et kõik, mis on seal kaugel, on tegelikult täpselt samal ajal eksisteeriv kui sina ja mina. Ehk siis me oleme selles võtmes täiesti võrdsed. Et mina olen osa sellest kõiksusest ja see kõiksus on osa minust ja meist kõigist samaaegselt. Ja kuna see kõik on lihtsalt hoomamatult suur, siis mõte sellest kõigest tuleb välja see, et sellises lõpmatuses kõik on võimalik. Ja selline tagakukla mõte selles, et kõik on võimalik, annab, vabandust, mul tuli kõne vahele. Et annabki sellistel võib-olla kurbushetkedel selle tagamõtte, et kõik on võimalik, et kui on mingi probleem, siis sellel on ka alati lahendus. Ja teades juba seda, et sellel on lahendus, ma võin võtta endalt näiteks selle pinge või selle stressi maha, et jah, et olla justkui teadmatuses, vaid pigem asendada selle teadmisega, et kuskil see lahendus on ikkagi olemas. Ja see teeb mulle rõõmu. Ja see on väga, mul praegu meeldib suur, nagu ma proovin seda vastust hõlmata ja ma olen nagu nii sisemiselt nõus sellega või ma ise tunnen ka seda, et alustame sellest algusest väikesed asjad, et me peame oskama väikseid asju ja nendele juba rõõmsad olla. Aga ja laiemalt pole osa millegist suuremast. Aga kui me siin, ütleme, puudutasime lõpus ka natuke seda nii-öelda, et kui sa tunned end nagu kurvasti ja sa ütlesid ka algul, et algul ikkagi, kui sa sinna taevasse vaatasid, kui sul need probleemid olid, siis ikka ei tundnud seda õnnelikult peale. Ma ikka seda taevast vaatad, et kuidas see protsess on sinu jaoks olnud, et kuidas sa oled jõudnud selline, et sul on see mõistus ja see tunne, et ma arvan, et keegi ei kahtle täna selles, et sa saad olla niimoodi nii-öelda, kas sa mõtled kogu aeg õnnelik, sa oled õnnelik, sa oled rahul sellega, kus sa oled, mida sa teed, aga kuidas sa siis jõudsid selle sisemiseni nagu selle rahuni ja selleni, et sa oled, et see ongi, et nendest pisikestest asjadest saab rõõmu tunda, et kui meil on hästi siuke kiire ja muutuv elu, et kuidas sa nagu võtad selle aja maha ja naudid neid pisikesi asju, et kas sul on mingi siuke võlunipp, mida jagada? Alustan siis algusest, kuidas ma jõudsin sinna. Nagu oma tuuridel teeme ka, räägime lugusid, siis üks lugu räägib sellest, et kannatus on see, mis meid nii-öelda sellisele jumalikkusele lähemale toob ja mis ta oli, ma olin siis 22 vist. Ja selleks ajaks ma olin 10 aastat tegelenud võistlustantsuga, kuskil 3 aastat tegelenud tänavatantsuga ja 8 aastat võitluskunstidega, aga tants nendest kõigest oli minu suurim kirg ja tundsin, et seda joont pidi ma lähengi, aga 22-aastasena läksin tantsutrenni nõnda, et teadmisega meripõlvini ma suudan kõike teha ja tegin endale liiga ja tegin endale kuidas öelda, kõige alumise diski suutsin ära lõhkuda. Mis tähendas siis pika jutuna kokkuvõttes seda, et 3 aastat olin ma põhimõtteliselt sellises väga vaeg liikumises ja paigalolekus ja üsna masenduses. Ehk siis iga kord, kui hakkas natukene juba paremaks minema, ma tundsin, et nüüd saab korda, nüüd on hea. Ja siis läksin, kas käisin tantsimas või tegin mingi julge sammu ja siis pärast seda 2, 3, 4 nädalat olin täiesti audis jälle ja selline 3 aastat tõusude ja mõõnadega, et meelitab, võtab jalad, meelitab, võtab alt ära. Selle kõige keskmes ma mingi hetk saingi aru, et
ma lasin sellel ennast takistada, uskudes või teades, et see määrab minu tulevikku või seda, kuhu ma edasi saan või ei saa minna. Ja see oligi just selline hetk, kus ma sain aru, et vau, et ma saan tegelikult siin ju teistmoodi toimida kui see, mis mingisugune valuinstinkt või muu mulle ütleb. Ja see muutus oli niivõrd võimas, ma ei oska muud moodi kirjeldada, et põhimõtteliselt kui 3 aastat oli kestnud ja ma sain sellest aru, ma kirjutasin veel ülesse ka, see oli 2015. aasta lõpp, kirjutasin ülesse, et nüüd ma tunnen seda rõõmu, mis mul enne oli, saan seda täiel määral kasutada ja sellega täiega edasi minna. Ja oligi niimoodi, 2016 algas ja lihtsalt, ma ei tea kuidas, aga see kadus ära. Vahepeal tuletab meelde, siis ma tänan teda, et ta on seal, annab mulle teada, et võta rahulikumalt, pole kuskile kiiret, üks samm korraga. Aga jah, et sealt tuli selline nagu sunnitud aja maha võtmine ja enda sisekaemus. Ja siis sealt ma saingi aru, et meie ainus piirang on see, mida me ise mõtleme või kujutame ette, et meil on takistus. Ja ma olen hästi palju viimasel ajal puutunud kokku selle lausega, et kõik on 12 sentimeetri vahel kinni, et see on nagu su kõrvade vahel. Et kõik on siis seal vahel kinni ja ma arvan, et see nagu see lugu või ütleme ka, mis sa jagasid, et see on, ma arvan, et siin on jällegi see, et võib-olla ongi nagu hea mõista ka, et igal lool on ka nagu tagalugu, et see, kuidas sa täna siia jõudsid, et seal taga ongi see nii-öelda need, ütleme siis nii-öelda valulikud kogemused, kus sa jõudsid selle nii-öelda iseendani ja et sa nagu sõlmisid rahu sellega, et see on nagu, ma praegu sain siit nii palju mõtteid, ma üritasin neid üles kirjutada ja siin ma julgustan ka kindlasti meie vaatajaid, et tehke märkmeid ja või kuulake rahulikult selle, et siin on tõesti häid mõtteid. Aga kui me siin võtame praegu, ütleme selle olukorra, kus sa rääkisid, sa jõudsid tegelikult selleni, et sa kirjutasid üles endale, see on jällegi väga hea, et sa kirjutasid üles, mida sa tunned või kuidas sa tunned. Ja et sa ei piira sind, et sa saad olla jälle õnnelik. Et see oli ju tegelikult sel hetkel, kus ikkagi ei saanud seda tantsimisega tegeleda ja see liikusid edasi. Et kas ma mõtlen seda, et kui me räägime õnnelikkusest, kas õnnelikkus on seotud ka sellega, et sul elus nagu parajasti kõik edukas oleks? Ma mõtlen, et ma küll seda täispilti ei tea, aga praegu, kus mul see küsimus tekkis, oli see, et sa nagu ütlesid, et sa jätkuvalt ju ei saanud tantsimisega veel tegeleda või sa täna tegeled tantsimisega? Praegu võib-olla siis, kui saab väljas käia, aga otseselt praegu mitte. Jah. Et siis sellega see küsimus ongi, et sa nagu tegelikult sa ei saanud oma seda algset eesmärki asja jälle viia, aga sa ütlesid, et sa nüüd tundsid enda õnnelikuna. Et sellest tulenevalt ma mõtlengi nagu laiemalt, et kas tingimata edu ja õnnelikkus peavad omavahel seotud olema, et kas sul peab parasjagu kõik olema elus hästi, et sa tunneksid end õnnelikuna või üks hetk on ka see, et sa oskad nii-öelda nautida seda, kui läheb elus midagi halvasti. Vahva küsimus. Taaskord, võib-olla see on perspektiivi küsimus ja see on võib-olla subjektiivne, sest et neid halvasti minemisi on igal ühel erinevaid ja kindlasti mingisugust vastust, mis kõigile sobib, ei tea, aga kui läheb midagi halvasti, siis see on tegelikult alati ka õppekoht näiteks. Et taaskord, nagu ma enne ütlesin, sa saad aru, et see ei ole mitte lihtsalt halvasti, vaid see on koht, kus sul on võimalik midagi juurde saada, mis pakub omakorda rõõmu. Ja rõõm ja selline, kuidas öelda, asjade nägemine enda jaoks õiges võtmes. Kui see on selline edasiliikuv jõud, siis mis ta teeb muud, kui toodab tegelikult ka endorfiine, mis toodavad sulle endale motivatsiooni ja annavad sulle seda järgmise käigu, millega edasi minna. Aga kas edu ja õnn on omavahel, õnnelikkus on omavahel seotud? Kindlasti saavutad eesmärke, oled õnnelik, mil need täituvad ja saad pärast seda uusi eesmärke seada endale. Näitena. Okei.
See on, Sobib vastus? ja ei, mulle loomulikult sobib, et ei ole õigeid ja valesid vastuseid ja mulle väga hästi sobib see ja tegelikult nagu mõni võib loomulikult välja lugeda, et see oleks nagu poliitiku vastus, et ei ja jaa, aga tegelikult nagu süvitsemine, siis tegelikult ju ongi nii, et samal hetkel see halvas olukorras sa tegelikult saad leida neid häid asju, saad sellest õppida ja samal ajal, kui läheb hästi, siis ilmselgelt sa tunned end ka õnnelikuna. Aga kui me võtame siit nüüd nii-öelda edasi, siis üks küsimus, mis ma olen peaaegu et kõigilt meie laivi esinejatelt küsinud ja ma küsin seda küsimust alati sellepärast, et mu mentor soovitas seda küsida. See on tegelikult hästi huvitava sisuga küsimus. Et me oleme täna rääkinud juba praegu selle 20 minuti jooksul siin sellest, et midagi on läinud halvasti, aga kuidas sa oled täna jõudnud selleni, kus sa oled ja kuidas tegelikult kokkuvõttes lähevad kõik asjad hästi. Aga kas sul on mingi valdkond või mingi asi, ütleme, mida sa tunned, et sa peaksid täna veel teistmoodi tegema või kus sa peaksid veel arenema, et sul oleks veel paremad tulemused, aga kas mugavus või midagi muud sihukest hoiab sind veel tagasi? Et miks ma seda küsimust ka küsin, on see, et me võime rääkida sellest näiteks ongi, et kuidas sa jõudsid enda kirjani ja kuidas kõik läheb hästi, aga paljud inimesed ei ole nagu nii-öelda selles faasis ja neile tundub, et aga nendel on kõik nagu hästi läinud, see nagu minevikus halvasti minemine või see, et täis panust kogu aeg ei anta, et see on nagu ainult teistel seda ei ole, et see on nagu nende probleem, et kas sul on mingid valdkondi, kus sa tunned, et sa peaksid rohkem pingutama, vaeva nägema, arenema, aga mingi asi hoiab sind tagasi? Vot kui hea küsimus. Jaa, absoluutselt. Mul on üks hästi selline suur loom. Tema nimi on laiskusloom. Võib-olla isegi selline mugavustsoon, mis on tingitud, ma usun sellest, et kuna me oleme kõik harjumuste ohvrid, siis ma kuidagi tunnen, et igas päevas, või mis igas päevas, ütleme, igas päevas peab olema justkui mingisugune see moment mulle endale, kus ma saan teha põhimõtteliselt ajuvaba asju või mis iganes see on. Et mingid, üks kaardimäng, mida ma mängin näiteks. Et sellised asjad, need on kindlasti sellised, midagi, mida pean jälgima ja läbinisti mõtlema, et kui ma tahan edasi liikuda, siis kas see on see, mis mind aitab selles või mitte. See on see küsimus, mille ma olen praegult viimased 2-3 kuud omajagu rõhku pannud, aga vaat siin ma olen, laiskusloom on kuskil siin sees veel. Täies aususes, jah, kõvasti on areneda. Ma tean, et ma olen suurepärane jutuvestja ja inimeste inimene. Seda tahan just lüpsta nii palju, kui saab, aga seal kõrval on tegelikult omajagu taustatööd ja kohti, mille kallal pean kõvasti veel vaeva nägema. Okei, see on väga, väga hea ja huvitav. Nüüd ma tean, et kui keegi mult küsib, et kas mul mõni koduloom on, siis ma saan alati öelda, et mul on laiskusloom. Ja mulle meeldis see sõnastus, et eks meil igal ühel ju tegelikult on ja ma arvan, et see on nagu väga suur oskus teadvustada ja mõista seda, et me peame ka arenema ja õppima, sest mul tuleb meelde üks ütlus, et kui sa arvad, et sa oled igas asjas kõige parem või targem või isegi mitte kõige parem, sa ei pea olema nagu ülbelt, aga kui sa arvad, et sa tead, siis sel hetkel ei ole sa võimeline enam õppima. Ja kui sa tead, et sul on veel palju nii-öelda areneda, siis sel hetkel sa oled nagu selles swammi faasis. Ehk siis kõik, mis tuleb, sa tõmbad selle nagu vee enda sisse ja sa saad areneda. Et ma arvan, et see on väga isegi tervislik seisukoht, kus olla ja kus areneda. Aga... Hästi öeldud. Ja teine asi juba siin algusest peale, kui me rääkisime ja mis mulle esimese lausena kohe siit meie vestlusest silma jäi, oli see, et sa alustasid sellega, kuidas selle restoranis sa tundsid, et loota seda elamust, et inimene tuleb sinna ja ta läheb nagu avastab end keskajast, ta nagu võtab selle nagu enda sisse, et mis minu esimene reaktsioon sellega oli või nagu ajus, need loome mingid seoseid, siis mina kohe tundsin seda, et on niisugune ütlus, või niisugune näide, et 3 inimest ehitavad mingit maja, küsitakse esimeselt ehitajalt, et mis sa teed, ta ütleb, et laon mingid võtetud kive
teine ehitaja ütleb, et ma ehitan mingit maja ja kolmas inimene ütleb, et ma ehitan katedraali, mis sajandeid veel inimesed imetlevad ja ma olen selle kõige osa. Ja miks ma selle välja tõin praegu, sest ma tundsin kohe seda, et samamoodi see isegi, kui sa seal restoranis tegid tööd, et sa tundsid selle suure visiooni loomist, mida te lõite ja sa viisid selle nüüd tänavatele, te viisite selle tänavatele, te tekitasite midagi hästi palju suuremat ja ägedamat. Ja kuhu ma selle looga tahan jõuda, on see, et hästi paljudel inimestel, just noortel tänapäeval on see tunne, et nendel, nad ei tunneta seda võib-olla siis suurt pilti või nad ei tunneta, et nad saavad nagu sükest nagu midagi suurt luua, et nad ei ole nagu need kolmandad ehitajad või nagu sina, kes nagu tundsid seda, et mida te suurt pilti loote. Et kas sul on kogu aeg olnud see või sa oled seda kuidagi arendanud või on see tulnud läbi selle nende multikate hästi, millest me alustasime, on ju? Või kas sul on mingi nagu hea soovitus, et kui nüüd ongi, et keegi teeb näiteks mingit tööd, ongi kuskil kohvikus või asjas, et kuidas te nagu, kus teil ikkagi see idee tekkis, et kus te nagu mõtlesite, et vau, et saame seda ideed minna nagu suuremalt jagama. Ja miks ma seda just küsin, on nagu laiemalt selle pildiga, et ükskõik, mis valdkonnas inimene on, ma arvan, et igal inimesel tegelikult on elus väga palju neid valdkondi või neid olukordi, kus on neil ka nii-öelda selline võimalus, nagu sinul oli koos sõpradega, kui te hakkasite seda tuuri Tallinnas tegema, et nendel on võib-olla täielik X asi, täiesti totaalselt teine asi, aga kui nad näeksid seda olukorda nii, nagu sina selles olukorras nägid, siis nad suudaksid selle ellu viia ja teha maailma ilusamaks ja anda sellele tagasi midagi. Et kas sul on mõni selline soovitus, mis võib-olla soosiks sellist mõtlemist või et inimesed nagu näeksid neid asju või kuidas teie selle idee peale tulite? Ma vabandan pika küsimuse pärast lihtsalt. Siin on nagu... Ma võtan nüüd ajukuurdude vahel oleva kokku ja ma ei tea, kas öelda õnn, aga õigel ajal õiges kohas, seda ma olin kindlasti. Õiged inimesed olid mul ümber ja ma tundsin ära enda jaoks selle momendi, selle koha, kus ma saan mängelda, luua väärtust ja teha midagi, mille üle ma ise olen uhke ühes kohas korraga. Soovitada kellelegi, et tee seda, mida sa armastad, vaatamata kõigele, ma arvan, et ei ole võib-olla kõige praktilisem soovitus. Sest et jah, kes teab, kuhu elu viib ja pärast sööd oma sõnu, aga mul on olnud see õnn, et ma olen saanud viimased 3 aastat teha tõepoolest seda, mida ma südames sügaval armastan. Soovitus seal kohal on võib-olla, mil keegi tunneb ära selle kohta võib öelda sensatsioon võib-olla. Näiteks, kui kõnnid lihtsalt õhues ringi, naudid ilma või ei naudi ja mingi hetk tuleb sinule sisse tunne, mis lihtsalt võtab su üle ja sa oled täiesti kohal. Et sellised tunded minu jaoks on hästi suured märgid julgustamaks midagi tegema või ette võtma. Ja see oli üks nendest kohtadest kindla peale, kus ma sain aru, et see on see. Ja kõige vahvam selle juures oligi see, et kuigi ma olin seal restoranis inimestega mänginud, põhimõtteliselt teinud seda, mis ma tahtsin seal restoranis, see oli lihtsalt nii piiritu võimalus. Ikkagi tänavale minnes inimesi kogudes ja nende ees esinedes alguses oli närv oli nii suur, lihtsalt sõnad puterdasid, peas kordasid seda 14 lehekülge teksti enam-vähem rida-realt maha. Aga selle kõige vältel oli hästi vahva, oli see moment, kus hakkas tekkima see enesekindlus ka sinna juurde. Et just nii, vot. Ja see mänguline aspekt, ehk siis minu jaoks on mängulisus on väga-väga tähtis subjektiivselt siis võttes enda jaoks. Ja võib-olla ongi see, et kui inimene tunneb ära tõesti selle sensatsioonilise momendi ja samastub sellega või näeb selles midagi suuremat, siis võib-olla usaldada seda momenti ja kas või vaadata
mis on võimalik selle sensatsioonilise momendi, sellest sensatsioonilisest momendist tuleneva sõnumiga, ütleme nii. Okei, see on taaskord väga siuke sügav vastus, mõtleks, et see on väga, ma igatpidi jällegi, ma olen nõus ja siin nagu tulevad jällegi, kui me hakkame jõudma laivini enda lõpupoole, siis jällegi, kui ma vaatan oma neid märkmeid ja võtan meie nagu juttu kokku, siis siin on nagu mingid märksalad, mis on nagu siuksed ühised, mis käivad meil kõikidest laividest läbi ja praegu ka see, kui sa ütlesid, et sa olid õigel ajal õigest kohal, et sul olid ümber näiteks õiged inimesed, kellega sa piiritled. Ja me siit tegelikult me alustasime tegelikult ka sellest, et kuidas sa nagu oled jõudnud siia, kus sa täna oled, et mis sind on mõjutanud. Aga kas sul on ka nüüd, ütleme siis praegusel hetkel võib-olla mingit raamatuid või mingit, ütleme siis podcast'e või mingeid asju, mis on mõjutanud su mõtlemist või mida sa soovitaksid need inimestele lugeda, et sa tead, et need on sulle midagi andnud sulle sellele teekonnal? Ma alustaksin ühe filmi soovitusega, mis muutis minu elu. Filmi nimi on Waking Life. Ma ei mäleta, mis aastal see tehtud on, aga see kujutab peategelast, kes ärkab, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, Isver. Lucid Dream. Oskad sa mind aidata? Ma tean, mis on see, et unenägu on. Et sa kontrollid justkui seda unenägu ja et ta ärkab sellises voolavas unenäos, mida ta justkui kontrollib ja see film on joonistatud ja kujundatud iga kord erinevalt, kui ta ärkab jälle uuesti lucid unenäos. Ehk siis, kui ta jääb magama, lõpeb ära, siis ta ärkab koheselt uuesti järgmises etapis. Ja kuigi peategelane on see, kes käib ühest unenäost teise, siis igas unenäos kohtata mingisugust inimest, kes on tegelemas mingisuguse olukorraga ja see inimene lihtsalt annab oma seisukoha või vaatenurga või tunnetuse mingi teema kohta, mis on talle kallis. Ja peategelane ei tee muud, kui põhimõtteliselt lihtsalt vaatab ja kuulab. Ja see film oli lihtsalt niivõrd võimas, et ma olen seda ainult ühe korra näinud, aga ma kannan seda eluaeg kaasas. Et näitas mulle seda, et teise inimese lugu on lihtsalt nii suur ja igal ühel meil on nii palju pakkuda ja see, et me saame kuidagi inimestena koos tõsta, tähendabki seda, et tõusta tähendab minu jaoks seda, et me anname võimaluse teisele inimesele väljendada ennast, ise olla neutraalne, ilma seisukohtadeta ja kindlasti mitte ei kiirusta oma mõtteid teise inimese jutule vahele togima. Jah, et mõistmine tuleb läbi kuulamise ja teise inimese kingadesse enda panemise. Et arendab ka samal ajal sellist empaatiavõimet ja võimet ollagi kuidagi nagu jokker, et olla teiste inimeste sees ja saada aru teistsuguseid perspektiive. Ja võtteski siis nõnda teisi perspektiive võib-olla, mida sul endal enne ei olnud, annab sulle jälle võimaluse kasvada ja näha midagi muud. See film, mida ma soovitan, Waking Life. Ja just raamatud, Harry Potter, fantaasiarännak, laske lennata, kes ei ole lugenud, kes on filmi näinud, väga tubli, kes raamatut pole lugenud, andke võimalus kõikidele 7 raamatule ja see viib teid veel suuremale seiklusele. Ja podcast, ma ütlen kindla peale, Power Estonia. Aitäh! Kui sellest jääb väheseks, siis on Tom Bilyeu. YouTube'is kindlasti leiate ka ülesse, kus ta samamoodi nagu sina lased külalistel oma mõtteid kanaldada ja jagada. Super. Ma sain nii palju mõtteid, ma alustan alguses selle vaikimise selle mõttega, et ütleme, et kui me räägime, siis me kuuleme ju enda mõtteid, aga kui me kuulame, siis me kuuleme kellegi teise mõtteid, et see input on, et vaikimine võib vahest olla see kuld ja rääkimine hõbe. Aga Harry Potteri teemal soovitan ka kindlasti. Ma olen ise seda loomulikult lugenud. Ma olin kohe nii põnevil seda lugedes, et ma olin täitsa kindel, et kui ma 11 saan, siis mulle tuleb see kutse ja ma olin väga petlik, kui seda ei tulnud.
aga ma olen nõus, et see on väga palju ka andnud mulle seda just fantaasiatesse juurde. Ja kõigil meie kuulajatel, kõik need soovitused me paneme nüüd, kui see live läheb üles YouTube'i, me paneme need kõik sinna alla üles, et te saate need ilusti sealt kätte. Et need on kõik meil seal üleval olemas. Aga meil on veel mõned minutid aega ja me oleme väga sükest, ütleme, julgeks öelda, et rääkida sellest kogu elust asjast nagu väga maagilises võtmes ja ma ütleks, et mitte üldse halvas mõttes, vaid ongi, et see elu ongi see nii-öelda maagia, et me ise kontrollime kõik, elu on selline, elu on täis maagiat. Ja siis ma võib-olla küsiksin sealt, et mis see maagia ikkagi on, et kui me rääkisime nendest pisikestest asjadest, sellest õnnelikkusest ja kogu sellest asjast, et võib-olla mis see üks nagu see siuke nii-öelda, et mis see kõik on, et mis see maagia või see, ütleme, see kohaloleku, ütleme, jõud, kõik need asjad, mis see on? Kas ma täpsustan kõige või sain ma mõttest aru? See on, minu jaoks on see, kas ma võin öelda oskus võib-olla? Oskus, võtame näiteks muusika, võtame mingisuguse 80-ndate rocki või muud säärast ja seal keegi lihtsalt elu eest tinistab mingisugust kitarrisoolot, lihtsalt valab oma hinge igasse liigutusse välja ja see, mis energia sealt tuleb, see lihtsalt kestab igavikku. Mõne jaoks on see lihtsalt nagu kõik, aga teisalt paned sa sinna ennast sisse ja näed seda, kuidas lihtsalt elu võtab sellise kuju sellel hetkel, et midagi säärast temast siis nii-öelda avaldub ja ilmneb. See on väga, väga hea. See maagia on. Kõik meie ümber, just see minu jaoks, vot ongi, missuguseid vorme on võimalik näha, kogeda, tajuda, heli, pilt, lõhn, tunnetus, kõhutunne, kuues meel, mis iganes see on. See on lihtsalt midagi, vau, sa oled elus ja sul on võimalik lihtsalt seda kõike tunda. Ma ei tea, ma olen lihtsalt mõnikord lihtsalt nii hämmastun taevast vaadates, et näiteks lihtsalt käid metsas, jalutad rahulikult, räägid tavalisel toonil ja siis kuuled, kuidas su hääl lihtsalt kajab ja läheb läbi nende puude ja tuleb sulle kajab vastu ka selline ruumiline tunnetus ja sa tunned, kuidas sa oled lihtsalt kohal, nüüd ja praegu. Sel momendil siin, mis läinud, nüüd oled siin, läinud, nüüd oled siin. Ja see ainus hetk, mis meil kogu aeg on, see nüüd ja praegu, see on see, millest see kõik nagu sünnib. Ja see, et sa oled selle tunnistajaks selle samal hetkel, ongi minu jaoks see suur võlu, see maagia. Super. Ja Harry Potter. Super. Ja nüüd ühe lausega lõpetuseks, kui võib ka paar lauset olla, kui meil oleks täna praegu keegi, kes tuleb siia laivi, nüüd praegu ja ta ühtegi eelnevat mõtet ei kuulnud või inimestel jääks ainult üks mõte meelde siit lõpust, mida sa saaksid neile jätta. Mis see üks mõte oleks, mida sa tahaksid jätta nendele inimestele, meie kuulajatele? Nüüd tuleb paraku üks luuletus kolmandast. Soovib ka luuletus. Kolmandast klassist, mis üldse ei päde, aga millegipärast ta praegu tuli. See oli Ela elus õnnega, peksa poisse panniga, mis kindlasti ei passi õigena, aga kuidagi tuli välja, nii et nüüd ta on siin. Super. Ja. Aga ole kohal, siin sünnib kõik. Super. See on veel väga hea mõte siia lõpetuseks. Aitäh sulle, Koit, et sa tulid, ühinesid meiega ja jagasid oma mõtteid. Ma olen täitsa kindel, et see on jällegi siuke materjal, mis ma pean üle kuulama. Mul on siit 2 lehe jagu materjale ja samal ajal märkmeid, et siin on nagu ma olen väga palju infot inimestele, mida siit võtta. Ja suured tänud sulle tulemast ja kõigile meie vaatajatele näeme juba järgmisel teisipäeval meie järgmises Power Estonia laivis. Ilusat õhtut sulle. Tšau! Aitäh sulle, Rudolf. Näeme. Aitäh!